Tere jälle! Olen Kaie Karolin, joonistaja. Asutasin joonistama endale unejuttu paremaks uinumiseks. Esimene joon, ideogramm. Selline kolmnurkne joon tõi mälestuse ühest lapsepõlve fotost. Väike tüdruk mummulise seenemütsiga, selline suur, lötu ja vildakas. Tüdruk kökitab, juuksed on patsikestesse seotud. Armas pehme jakike, jalas tuttidega sussid. Kaseukste all, kevadised ja pungadega. Sinililled. Kuna on öö ja unejutt, siis õied on sulgunud. Kollane helendav kuu paistab tihedate kuuskede tagant ja valgustab laia teerada. Siinkohal tuligi mulle juba raske uni peale. Panin pliiatsi ja paberi kõrvale, kustutasin tule ning uinusin. Järgmine päev tõi joonistusele hoopis uue tähenduse. Südasuvine jõekäär heinasaagudega. Mida peale hakata kevadiste pungas kaseukstega? Kas joonistada puule lehekroon või jääda siiski kevade juurde? Otsustasin jätkata alustatuga. Kustutasin heinasaod ja tõmbasin äärde pliiatsiga värskelt küntud põllu ning raagus põõsad. Lisasin öised helendavad pilved. Mida see tüdruk metsas teeb? Käsi on tal avatud, justkui hoiaks midagi. Pihku tekkis klaaskuul, muinasjutuline, soovide täitja või küsimustele vastaja. Et tunne oleks inimlikum, turvalisem ja lähedasem, joonistasin kõrvale ka marjakorvi. Eks ole nüüd sinu enda mõtte, milleks need kuulid on, kas tüdruk tuli metsa neid tooma või hoopis võtma. Tavapäraselt ma vormin joonistusest mustvalge graafilise lehe, kuid sel kevadel olen olnud värvilisel lainel. Nüüd väike värviõpetus minu poolt. Töös on kasutatud oluliste detailide esile toomiseks mitmeid kontraste. Oluline oli esile tuua kuu valgus ning maagilised kuulid ja kevadlilled. Kasutatud on heletumeduse kontrasti ja värvi oma kontrasti. See tähendab, et heleda kõrvale on paigutatud tumedam toon ning teistsugune värv. Väga olulise kontrasti annab tööle värvi küllastatuse kontrast. See tähendab, et olulised detailid on säravad ja puhtad. Kõrvale ja taustaks on aga paigutatud muteeritud ehk halliga segatud toonid. Kui ma küllastatuse kontrasti ei kasutaks ja taustavärve halliga ei segaks, siis on tulemus oluliselt teistmoodi. Säilinud on heletumeduse kontrast ning värvi oma kontrast. Rõõmus kahemõõtmeline lastepilt, kuid kaob salapära ja sõnum. Väheneb ruumi ja ajatunnetus. Nii et mutatsiooni kasutamine on võimas vahend meeleolu loomiseks ja oluliste detailide esile toomiseks. Võib veel lisada, et muteeritud toonid taanduvad ning säravad eenduvad. Halli tuleb segada ettevaatlikult ja vähehaaval. Õrnaks kohaks on inimese nahk. Pole ju vaja, et lapse nägu näeks välja nagu vanemal inimesel. Juuksed samuti. Kuid ikkagi, juuste ja naha kõrval annab paigutada veel hallima tooni, mis esitab nad veidi säravamalt. Kuuli ja käe eraldamiseks on lisaks vaja kasutada mõnd muud kontrasti, näiteks värvi oma kontrasti või heletumeduse kontrasti. Kui muud ei aita, siis võib näguga tahtlikult osaliselt säravamaks teha või käekese kuuli kõrval helendama lüüa. See annab tööle lisatähenduse või mõtte. Unimüts, märtsis 2014. Kena kevade nautimist!